Nüüd aga suundume ühele näitusele, milles üheks staariks on 12-aastane erivajadusega Eesti poiss Eerik. Juhan Kuusi Dokfotokeskuses praegu avatud näitus Püüa mind jutustab erivajadustega laste elust kõigis ilmanurkades. Selleks rändasid soomlased Jüri Pitkänen ja Eveliina Talvitie ligi 4 aastat 11 riigis ning said pildile väga erinevad pered. We also felt that this group is kind of a marginal group that has not so much space in public. So we are kind of trying to get these voices and stories out loud. Let me introduce you Johannes from Namibia. Johannes is an autistic child. His daily routine while their parents are at work is basically stay at home. During our visit, we just noticed that the babysitter is not really spending that much time with him. So most of the day, Johannes would just sit on his chair and maybe swing himself a bit and be somewhere else. This is Leo, and he's from Italy, from Puglia, Conversano. He was a very positive and very lively guy. This family got this kind of special way of living. They didn't care that much of money and that sort of things. They wanted to live very, in a humble way. We noticed that in Nordic countries and in most of European countries as well, I think we have this need to diagnose everything quite clearly. But comparing, for example, to African countries, there is not that kind of culture or that kind of medical basis for doing that. So they explain it a bit differently. Yeah, the religion actually plays a crucial part in explaining why somebody is born with some disabilities, or it can be also explained as a curse, but it can be explained as a blessing. They are sisters, Mikaela and Amanda. They are from Sweden, near Stockholm, and it was very interesting family because both of these girls have got Asperger and ADHD syndrome, and as well as their mother has got the same diagnosis. So it's kind of a lively and eventful family of theirs. They had these mutual hobbies. For example, they had this archery thing, and then they were all interested about medieval things. And as you can see in this picture, they have this outfit that their mother has made to them. This is Erik from Estonia, Väike-Maarja. They are living in a nice bright yellow house in the middle of fields. A couple of kilometers away, there is a school for him. The family is lovely. Like you can just see from the very beginning that this is a loving family. Eerikul käisime meie esimest korda külas juba 2 aastat tagasi. Saatsime teda siis kooliteel ja teeme seda nüüdki. Lähed koju või? Näita mulle, kuhu sa lähed. Näita, kuhu sa lähed. Koju, jaa. Kas olid tubli poiss? Olid tubli või? Tubli, muidugi. Homme näeme siis, Eerik või? 918 kilo. Homme tšau. Paneme riidesse või? Okei. Koolist koju läheb Eerik alati väga suure rõõmuga, sest seal ootavad teda lisaks emale isale ka 8-aastane Lisette Marie ja 2 Roosi ning päris oma tuba. Evelina ja Jüri panid üleskutse Facebooki kodulehele ühte gruppi Meie Päikesed, mis ühendab hulga puuetega laste vanemaid. Ja kui ma seda kuulutust nägin ja sellest lähemalt lugesin, siis ma teadsin, et see on täpselt midagi,
millega ma tahaks seotud olla ja kuhu ma kindlasti tahaks Eerikut siduda. Sest selle projekti mõte ja teostus oli nii sügav, et see kohe puudutas. Eerik on teil kuulus. Ja. Pere kõige kuulsam liige. Absoluutselt. Ta saab tähelepanu suht tihti. Kas see ära ei tööta või kuidas teised inimesed sellesse suhtuvad? Ma mõtlesin selle peale, et vist ei ole enam vaja seda sellist tähelepanu meie perele. Aga ma lugesin kommentaare Eerikust ilmunud artiklile. Ja siis ma sain aru, et on ikka vaja küll. Ma loen neid kommentaare, kus räägitakse, et sellised lapsed ei peaks elama, et nad raiskavad riigi raha, nad peaks ikkagi mõtlema eutanaasiale, kõigele muule. Ja need mõtted on ju kõikidel puuetega lastel on peast käinud, et mis see tema jaoks hea on. Et pigem arvatakse, et see surm on nagu lihtsam versioon sellest, kui elada sellist elu. Aga seda ei saagi kritiseerida, et see on igaühe mõtte ja tahte ja teovabadus oma neid mõtteid sinna ka kirja panna foorumitesse. Ega see ei puuduta mind, see ei tee haiget meile, et me teame, kus me oleme. Aga ühiskond ikkagi vajab ilmselt veel lugusid nendest puuetega lastest, et kui tavaline see tegelikult on ja et see puudutab ikka igaüht meist. Et see on väga oluline teema, sest sageli ka puuetega laste vanematel on suur roll selles, et kuidas meid ühiskonnas nähakse ja maailmas tajutakse. Kas me näitame seda häda ja viletsust või siis me näitamegi seda kangelaslikkust, et kuidas me sellest kõigest üle oleme ja kui hästi me sellega hakkama saame. Et seal vahel seda piiri tajuda on peenkunst. Mis on Eeriku diagnoos? Mis tal viga on? On tal mingit lootust paranemiseks või kuhu maali siis? Ja nii tore oleks ka see mingi tablett on ju. Aga aega tagasi ei keera ja Eerikul on ajukahjustus. Sünnihetkel ta sündis apkariga 0 ehk siis elu tunnusteta ja teda elustati päris pikalt. Nii et sellest lähtuvalt ongi siis tema kõik need asjad, mida ta oskab, on puudulikud. Et ei ole nagu võrdsed tavalapsega, et ta ei kõnni, ta ei söö iseseisvalt, teda on vaja sööta, ta ei räägi, aga samas on ta adekvaatne, et temaga saab ikkagi suhelda. Et ta oma soove väljendab. Kuidas ta siis väljendab neid soove? Osutamisega, häälega. Ta võib olla väga nõudlik, ta on äärmiselt järjekindel, et seda võiksime kõik temast õppida. Eveliina kirjeldas tema tuba kui kuningriik, sinna pildile vist alla kirjutatud kuningriik. Miks ta nii kirjutas? No me oleme püüdnud talle ka seda sinna tekitada, et seal on tema jaoks kõik olemas. Mis teda köidab, tal on seal oma wifi, tal on seal oma telekas. Mis ta selle wifi ja telekaga teeb? Mis ta vaatab? YouTube'is, iPadis. Ta vaatab kõiki erinevaid maailma filmitootjaid, ta ilmselt tunneb neid subtiitreid ja tiitreid. Ta vaatab filmide lõputiitreid. Filmi ei huvita, aga tiitrid huvitavad. Tiitrid huvitavad, jah. Need on olulised. Mõnikord vaatab filme ka. Argipäev on see, et me viime teda kooli. Ta on koolis hommikul kella 8-st õhtu kella 5-ni. Siis ta tuleb koju. Meil on omad tegemised, söömised, riietumised. Eerikul on omad soovid. Ja siis me proovime nendega kõik üheskoos hakkama saada. No mis soovid tal on? Mis ta soovib? Praegu tal on pesupesemisperiood, et ta peseb pesuvoolega. Et majas meil väga musta pesu praegu ei ole. Et ta vaatab, kuidas pesumasin käib ja siis kõrvale vaatab YouTube'ist ka, kuidas on filmitud, kuidas pesumasin käib. Me oleme jõudnud sellisesse stabiilsusesse, et meil ei ole vaja pidevalt otsimist või rahutust, et mis me nüüd taga teeme, et teda veel selle maksimumini punnitada. Et me oleme saavutanud selle, kus tal on hea olla ja nüüd me saame seda siin elada, seda elukest, mis meil on antud. Millest on puudega lapse emal puudu või perel näiteks puudu iga päev? Unest.
unest. Unest. Mis ta on siis üleval öösel või? Eerik, jah, ega ta väga ei taha magada, tal ei ole nagu aega magamiseks, ta peab tegelema kogu aeg oma vaatamistega ja siis, et see ongi see ootamatus või see teadmatus, et kui palju sulle seda und nüüd antakse, et meil on ka üks 2-aastane, kes samamoodi tundub, et ei ole unega väga õnnistatud, et siis meil nagu kordamööda, et ükski öö ei ole sarnane eelnevale ja tõesti selle 12 aasta jooksul on seda und väga vähe. Et kui ma mõtlen, et keegi küsib, et mis sa nagu tahaksid, ma tahaksin magada korralikult peatäie välja. Et noh, see on väga lihtne, eks ju, et ei olegi ju palju vaja, sa lihtsalt saaksid puhata, et sa saaksid korra oma mõtted nagu sirgeks mõelda. Mis ta tulevik toob? Mis ta tegema hakkab? Praegu on ta 12. Praegu on 12, jah. Jah, pomm nagu tiksub. Et see on, ma arvan, kõikide puuetega lastevanemate suur mure, et mis saab, et kui see nii-öelda kool läbi saab. Et Eerikul jah, on 9 klassi, pärast seda hariduste ilmselt katkeb, et mingit oskust sellist ma ei usu, et ta suudaks omandada, millega ta saaks ise endale leiba teenida, eks ju, et see ei ole mõeldav. Et on hirm jah, naha vahel. Natuke oleme sellele mõelnud, aga päris selliseid häid mõtteid veel ei ole. Et ega ma temast niimoodi ei kujuta ette, et teda mul siin kõrvaltoas ei oleks, et oleks kuskil mujal ära, aga jah, seda päris oma aega tahaks ka ükskord. Et ma olen küll mõelnud, et me soetasime ühe korteri, et kui oleks, et see digilahendused ja kõik, mis väga võimsalt ju arendab ja toetab sellist iseseisvat hakkamasaamist, et oleks ikkagi koht, kus tal oleks nagu, see on tema koht. Et ta saab ju täisealiseks, et see on tema elu, et ta ikkagi tajub seda maailma niivõrd, et ta võiks võib-olla soovida, tahta ka meist eraldi olla mingitel aegadel, eks ju. Et tal oleks siis oma hooldajad, kes tema juurde käivad ja oleks siis, kuningriik oleks nagu suurem, et see oleks meist eraldi, et oleks siuke pesa.